Me oleme tegelikult 20 aastat tegutsenud Nukufilmi lastestuudio nime all ja nüüd oleme me animakooliks kasvanud ja meie selline kool või stuudio on mõeldud kõigile neile, kes tahavad natukene animatsiooni tegemisega rohkem tutvust teha. Meil saab veel sünnipäeva pidada või oma meeskonnaga tulla siia näiteks mingit toredat töötuba tegema või vahest võtame me kõik oma arvutid ja rändame hoopis kuskile Eesti teise otsa näiteks metsa vahele filmi tegema näiteks lastelaagrisse. Kõik meie ümber on mõnes mõttes animatsioon, lähed kuskile, ma ei tea, pangaautomaati, seal mingid pildid liiguvad või vaatad sa mõnda reklaami või filmi, et kui päriselt professionaalselt teha, siis on see väga selline põhjalik kunst, mis vajab pikka eeltööd, hästi pikka aega protsessi kogu selle kõige loomisel. Ja sul on vaja kindlasti head tehnikat, häid kaameraid ja nii edasi. Teisalt on sul taskus mobiiltelefon, millega sa saad teha võib-olla oma esimese katsetuse väga lihtsalt ja sul ei olegi midagi vaja. Saab vastavalt endale seda kombineerida päris hästi. Kui nüüd konkreetsemalt rääkida reaalselt animatsiooni tegemisest, siis tegelikult võib-olla tuleks hoopis alustada sellest, et kui palju on erinevaid tehnikaid, et kuidas üldse animatsiooni teha. Et täna võib-olla korra vaatame sellist lihtsamat 2D tehnikat, aga võib korra nii-öelda enda peas ka ma alati nii-öelda õpilastelt küsin, et millist animatsiooni te näiteks viimati vaatasite või et kas olete vahest üldse mõelnud, et milliseid tehnikaid veel on, et animatsioon on hästi selline lai mõiste, et sinna alla võib mõelda joonisfilmi, eks ole, võib mõelda nukufilmi, võib mõelda 3D animatsiooni, igasuguseid lahedaid eksperimentaalanimatsioone, kus on võib-olla kasutatud hoopis mingit liiva või maalitehnikaid, nii et tegelikult on neid tehnikaid ka hästi palju. Aga neid kõiki mõnes mõttes ja ka mängufilmi ühendab see, et filmil on alati sellised valmimise etapid. Lihtsalt võib öelda, et on selline eeltootmine, reaalne tootmine ja siis lõpuks selline järeltootmine, mis lõpeb siis esilinastusega, eks ole. Et selle nii-öelda eeltootmise alla alati kuulub selline planeerimine, et mida sa üldse teed. Et sul on vaja kindlasti mingit ideed, et filmi alus on mingi mõte. Idee võib olla siis üles kirjutatud stsenaariumina või hoopis mingite väikeste kavapunktidena, et ala kes, kus ja mis võib-olla kõige lihtsamalt. Kui päris väikestega rääkida, siis ma alati ka küsin, et kes on tegelased, kus see toimub ja mis seal juhtub. Ehk siis see stsenaarium oleks kena kirja panna. Sinna ei pea väga pikalt kirjeldama kõiki asju, vaid hästi selline konkreetne lühike, et oleks kõigil arusaadav, eriti kui grupis teete, eks ole. Järgmine asi, mis edasi võiks siis stsenaariumis toimuda, on pildistsenaariumi loomine. Ehk siis see võib olla visandatud enda jaoks kriipsujukkudega paberile, võib olla tehtud hoopis arvutis või hoopis nii-öelda koomiksilaadselt, et sinna võib ka pildikesi joonistada ja kommentaare kirjutada. Kui päriselt nii-öelda oma filmi planeerida, siis ja ka professionaalsed stuudiod kindlasti teevad ka sellise animaatiku etapi, kus nad siis nii-öelda need pildid on üles pildistanud või on juba digitaalselt joonistanud ja pannud nii-öelda filmi või ajaribale, kus siis on ajastatud see, et eks ole, esimene stseen kestab 1 sekund, teine stseen seal 3 sekundit, siis 1 minut ja nii edasi. Ja kui see eeltöö on kõik tehtud, kõik on samal lainel, jah, me teeme sellist lugu, nii palju see kestab, sellised on tegelased, siis võib hakata see päris tootmisprotsess pihta, mis mõnes mõttes animatsioonis on see kõige aeganõudvam. Selleks, et saada 1 sekundi, pead sa pildistama praktiliselt 25 kaadrit või joonistama näiteks 12 pilti, mida siis pärast nii-öelda 25 kaadrit sekundis näidatakse. Siin stuudiod räägivad, et kuskil 5-7 sekundit on selline päevatöö, aga no, kui sa ise kodus teed, eks ole, telefoniga või natukene põlve otsas, siis päris nii hull ei ole, aga seda peaks arvestama, et kuskil 6 kaadrit sekundis võiks vähemalt olla, et alla selle hakkab selline slideshow, et kui sa teed, ütleme 6-12 kaadrit sekundis, siis on juba nii, et petab inimese silma ära ja see liikumine on sujuv, nii et pärast on endal hea vaadata ja teistel ka. Kui meil on terve hunnik pilte olemas, nii-öelda on animeeritud või ütleme jah, siis see nii-öelda see tootmine reaalselt, et tõesti tehakse nukke, pildistatakse ja animeeritakse, kui mul on see materjal käes, mul on terve ports seal võib-olla 500 kaadrit või on seal filmis, me räägime ikkagi 10 000 piltidest, siis tuleb need kuidagi kokku panna ja hakkab see nii-öelda siis arvutis või selline montaaži järeltootmise töö, kus siis tõesti need pildid kõik järjestatakse. Üldiselt animatsioonis väga selliseid duubelvõtteid ei tehta, et musta materjali väga ära ei visata, et üritatakse kõik kohe paika panna, et ei oleks tühja tööd. Aga animeerimisel tihtipeale juhtub nii, et kui sa pildistad, jäävad näpud peale või mingid käärid kaameras, et siis kõik see, eks ole, filmi puhastamine, ajastamine, ehk siis kas sa pead mingid pausid sisse tegema, pead sa midagi seal
copy-paste ima ja kui sul on see materjal enam-vähem ajastatud, siis võib-olla kõige viimane etapp on ka helindamine, et alati see heli pool, et kas sa saad midagi peale lindistada või mõnda muusikat kasutada või ise sinna mingit pilli peale mängida või dialoogi lugeda, et see kindlasti annab filmile väga palju juurde. Eriti kui on veel oluline see meeleolu, et võib-olla on tegemist õudusfilmiga või on hoopis tegemist mingisuguse toreda lastefilmiga, et see muusika või selline dialoog või see aitab kindlasti vaatajat kaasa ja seda filmi ka selgemalt nii-öelda esitada. Ja kõige lõpuks siis, kui kõik on koos, siis oleks kena ka üks esilinastus teha, et võib-olla suurel ekraanil kõik vaadata, et mis välja tuli. Lühidalt võib öelda, et filmi tegemine koosneb siis sellisest stsenaariumist, pildistsenaariumist, animeerimisest, monteerimisest ja helindamisest. Ma näitan kõige lihtsama tehnika, mida mõnes mõttes saab alustaja kodus ise kindlasti teha. Siin on teatud väljakutsed küll võib-olla selles osas, et kui teha telefoniga, et kuidas seda nii-öelda paigal hoida, aga täna ma siin kasutan meie stuudio võimalusi ja meil on siin selline korralik lamenuku laud, mida saab tegelikult kasutada ka selliste kihtidena. Mul ei ole siin täna neid klaasikihte pandud, et ma saan siin hakkama võib-olla sellisel tasapinnal, aga siin on võimalus nii-öelda loodud, et siin saab seda kihiliselt üles ehitada. Ja 2D animatsiooni puhul on siis lihtne see, et sa ei pea tegema sellist ruumilist nukku, vaid sa saad teha erinevatest paberijuppidest kokku panna siis oma sellise, me siis nimetame seda tegelikult nagu eesti keeles lamenukuks, võib-olla inglise keeles on hea sõna cutout, ehk siis tõesti see on nii-öelda välja lõigatud karakter. Aga 2D animatsioon võib-olla ka selles mõttes selge viide sellele, et see ei ole ruumiline. Ja need tegelased on siin kokku pandud siis erinevatest detailidest ja tükkidest. Sa võid ka oma tegelase näiteks ära hakkida siis nendes kohtades, kus sa soovid teda liikuma panna. Ja siin on ka head nipid, et tõesti, et sa tegelase siis, kas sa paned seinanätsuga kokku või paned mingi väikse neediga või võib ka õmmelda. Aga et jah, et kas sa siis joonistad ta niimoodi eraldi siia paberi peale kõrvale või teed omal tegelase ja lõikad ta siis nii-öelda juppideks, aga ma soovitan tegelikult kehaosad kõik eraldi teha, et siis pärast, kui sa neid kinnitad, siis nad ei lähe väga lühikeseks ja ikkagi saad neid proportsioone natuke paremini kontrollida. Ja me kasutame ka selliseid häid paberineete, selliseid parasjagu pisikesi, millega siis saab siin need kehaosad omavahel kinnitada ja kui sa paned nätsuga, siis nad võib-olla natukene liiga jäävad kinni. Samas mul on siin praegu üks hästi peenikene tegelane, siin on üks õpilaste tehtud, mul on siin täna sellised toredad õpilaste jõulunäidised jäänud, et kui sul on väga väikene käsi, siis siit ei saa jälle neediga panna, nii et tuleb ikkagi nätsuga kleepida või hoopis lahtiselt jätta. Aga tõepoolest, et oluline animeerimise juures, ükskõik on sul tegemist 2D või 3D filmiga, on selle võttepaiga võimalikult stabiilselt hoidmisega, ehk siis sa pead kindlasti stabiilselt hoidma kaamerat, et ta on sul kuidagi fikseeritud siis statiivi peal. Siis on väga oluline valgus, et sul ei jää siin üleliigseid igasuguseid varje või kui sa siin ise liigud või kui te teete ka mitmekesi filmi, et siis tõesti see valgus oleks iga kord selline nii-öelda hea, ilma varjudeta ja ei oleks liiga tume, liiga hele. Mul on siin tõesti professionaalselt selles mõttes Dragonframe'i programm, kus on väga mõnus animeerida, et sa näed seal seda onion skin'i ehk seda eelmist kaadrit. Tõesti oluline on see, et sa näed seda eelmist pilti läbipaistvalt, ehk siis sa tajud, kui palju sa liigutad, et kui sa teed joonisfilmi ja sul on kõik need kaadrid tegelikult olemas, siis sa tead, kus su tegelane on. Aga kui ma siin näiteks võtan oma tegelase vahepeal pihku, et tal näiteks midagi sättida, siis mul siin enam midagi ees ei ole, et kus ta täpselt oli, siis selleks ongi see nii-öelda onion skin mul siin, mille järgi ma saan ta täpselt paika panna ja näen, et kui suure vahega ta on liikunud ja kuidas moodi ta siin edasi peaks olema ja kas ma üldse mingit elementi olen liigutanud, et näiteks võib-olla ka mingid taustaelemendid liiguvad lisaks tegelasele, seal on mingi tuli või võib-olla seal on mingisugune, ma ei tea, lamp või lumehelbed, eks ju. Ja siin on mul täna kasutusel ka selline pult, mis tuleb selle programmiga kaasa. Nii et tegelikult see protsess on, kui sul on kõik läbi mõeldud, storyboard olemas, sa täpselt tead, kuhu sul tegelane läheb, mida ta teeb, siis väga muud ei olegi, kui ainult liigutad ja pildistad.
Nüüd animeerimise protsess kui selline võibki mõelda, et liigutan ja pildistan, aga animaatori töö põhituum on see, et kuidas anda sellele karakterile mingisugune iseloom, just nii-öelda temalik liikumine, käitumine, et üks variant, et ma võin lihtsalt võtta ühe tegelase ja seda tuimalt mööda ekraani 1 sentimeetriga, eks ole, edasi liigutada. Teine variant on, et kui ma mõtlen läbi, kuidas ta liigub, kas ta hüpleb, kas ta on kurb, kas ta käib väikeste sammudega, kuidas sa sellele kehale selle iseloomu või liikumise annad, et siis see teeb õigest animatsioonist õige animatsiooni. See on omaette kunst, mida treenitakse aastaid, et kellel on sellist kannatlikkust ja huvi selle vastu, siis see kindlasti ikka põnev maailm, kuhu sukelduda. Aga natuke animaatori töö on ka selline, et oled sellises pimedas kohtvalgustiga ruumis, hea on, kui ei ole aknaid, kust päris valgus sisse ei paista ja siis toimetad siin vaikselt nii-öelda elad omas ajas, et selline võib-olla sobib introvertidele hästi. Aga samas jällegi, kui sa võib-olla asja tõsiselt võtad, teisalt jälle, kui sul on lahe sõpruskond või oma näiteks filmimeeskond, siis on ka selline tore meelelahutus või selline läbi teha protsess, et igaüks liigutab ühte tegelast, kuidas välja tuleb ja pärast vaatab, mis sellest sai, nii et selles mõttes oleneb ka selle töö eesmärgist. See protsess võib olla selline väga tõsine ja täpne, et näiteks kui minna ka kuskile nukufilmistuudiosse näiteks ekskursioonile lastegrupiga, siis seal on väga oluline, et keegi kuskile juhtmesse ei komistaks, mingi statiivi vastu ei koperdaks, eks ole, et midagi paigast ära ei lähe, sest et kui sa ka oled animeerinud näiteks endal pool filmi nii, et sul on kääri otsad siin, eks ole, kuskil kaadris, et siis pärast pead otsustama, et kas sa teed kõik uuesti või kuidagi peidad seda, eks ole, et selles mõttes on see hästi selline täpne, et midagi paigast ära ei lähe. Teisalt jälle, kui lapsed teevad, siis vahest on siin käed üle ühe kaadris ja et see protsess ise on selline lõbus, nii et jälle oleneb sellest eesmärgist ja kõigest. Selleks, et sul tuleks vähemalt mingisugune vaadeldav pikkus, siis võiks kuskil 100 kaadrit ikka mingi liikumine olla, ütleme, et siis sellest profid saavad tavaliselt 4 sekundit, aga siin lastega võime siin pausidega venitada niisuguse pooleminutise filmi sellest, nii et see oleneb ka montaažist natukene, et kui aeglaselt sa liikuma paned, et tegelikult sa võid ju animeerida ka nii, et sa pärast näitad seda pilti, 1 kaader sekundis, aga siis ta on lihtsalt selline väga hakitud slideshow, aga samas idee saab ikka ära rääkida.